Tere, minu nimi on Miikael ja see on Eesti ajalugu 5 minutiga. Alguses oli Eestis jääaeg ja Eestit kattis 2 kilomeetri paksune jääkiht. Kui see ära sulas, tulid Eestisse esimesed inimesed umbes 11 000 aastat tagasi. Oskab keegi öelda, miks nad siia tulid, mitte näiteks kusagile Lõuna-Prantsusmaale? Eestlased toitusid kõigest sellest, mida suutsid kätte saada ja mida magu suutis seedida. Kusagil 1200 aastat enne Kristust tuli pidevast ringi jooksmisest ja loomade tapmisest kopp ette ning eestlased otsustasid hoopis põldu pidada, täpsemalt halepõldu. Nii nad vaikselt elasid, metsa põletades ja körti süües. Tekkisid kihelkonnad, mis nagu kuningriigid, kuid mikroskoopilise suurusega. Ühel mitte väga heal päeval, 12. sajandil, tulid raudrüütlid ja tahtsid eestlastele kultuuri tuua ning oma nähtamatut sõpra tutvustada. Eestlased ei võtnud eriti vedu ja rüütlid otsustasid Eesti vallutada. Alguses punnisid eestlased vastu, kuid ikkagi kaotasid. 13. sajandiks uskusidki kõik eestlased kõik võimsasse jumalasse taevas. No või siis ka mitte, sest 1223. aastal tehti ülestõus. Löödi kõik sakslased ja taanlased, kes olid end juba mugavalt sisse seadnud, välja. Kuid sakslased ei olnud sellega nõus ja võtsid Eesti tagasi. 13. sajandil algas Eestis nagu ka mujalgi keskaeg. Selleks ajaks oli Eestis tehtud palju väikseid riigikesi. Enamik eestlasi olid talupojad. Tekkisid esimesed linnad nagu Tallinn, Narva, Pärnu ja teised. 17. sajandil toimusid Eestis 4 riigi, Rootsi, Venemaa, Taani ja Poola vahel sõjad. 1700. aastal tahtis Peeter I, Venemaa tsaar, lüüa akent Euroopasse ja tungis Eestisse, kuid sai peksa Narva lahingus Rootsi kuningalt Karl 12. Aga ta ei jätnud jonni ja pärast pikka rüüstamist ja tapmist anti Eesti ikkagi talle. Järgmised 200 aastat oli Eesti Vene koosseisus. 1914. aastal algas esimene maailmasõda. Sakslased okupeerisid Eesti kuni 1918. aastani. Siis eestlased taastasid iseseisvuse. 28. novembril ründas Punaarmee Narvat. Sellega algas Eesti vabadussõda, mis kestis 2 aastat ja lõppes üllatus Eesti võiduga. Eesti oli iseseisev kuni 1940. aastani, kui Nõukogude väed Eestisse tungisid. Pärast seda liitus Eesti vabatahtlikult Nõukogude Liiduga. Siis 1941. aastal tulid sakslased ja lõid punased välja. Kuid viimastele see ei meeldinud ja aasta pärast tulid nad suurtemate vägedega tagasi. Pärast seda jäi Eesti Nõukogude võimu olla peaaegu pooleks sajandiks, kuni Nõukogude Liidus tuli võimule Gorbatšov, kes vaatas Ameerikat ja Euroopat ja sai aru, et vabadus töötab päris hästi ning peaks ise ka natukene proovima. Ta lubas inimestel enda ettevõtteid teha, isegi kritiseerida valitsust. Eestlased said aru, et kui kritiseerid, siis ei lähegi kohe vangi ja tekkis rahvaliikumine nimega Rahvarinne, mida juhtis Edgar Savisaar. Lõpuks nõudsid eestlased Molotov-Ribbentropi paki avalikustamist. Nõukogude võim keeldus. Siis tegid eestlased, lätlased ja leedukad protesti näitamiseks 600 kilomeetri pikkuse Baltiketi ning Nõukogude võim avalikustas pakti. 1991. aastal toimus Moskvas riigipööre. Gorbatšov pandi koduaresti ja taheti kehtestada jälle range kommunism. Inimesed ei olnud sellega nõus ja hakkasid vastu. Arvati, et kõik on läbi, et näidata ülejäänud maailmale, et Eesti pole alla andnud, kuulutati välja Eesti Vabariik. Moskvas toimus samal ajal aga segadus, kuna Boris Jeltsin hakkas riigipööradele avalikult vastu. Tänu sellele tunnistasid teised riigid Eesti riiki ja natukese aja pärast tunnistas neid ka Jeltsin ehk Nõukogude Liit. Siis mõne kuu pärast varises Nõukogude Liit kokku. Kuna ei tahetud korrata 40. aastaid, siis hakkas Eesti liikuma Euroopa Liidu ja NATO poole ning 2004. aastal liituski Eesti mõlemaga. Kuna pärast Nõukogude Liitu oli Eesti majandus kurvas seisus, tegeleb Eesti kuni tänapäevaseni selle kasvatamisega.